Teadupoolest on loomariik väga kirju. Ka näiteks linnuriigis on erineva suuruse ja sulestikuga linde. Selleks, et teada saada, mis liiki linnuga on tegu, peaksime appi võtma lindude välimääraja. Kas me võiksime mingisugust sarnast loogikat kasutada ka omavalitsuste võrdlemisel? Võime küll. Esiteks on meil liidritüüpi omavalitsused, kus on üks tugev liider, kes tavaliselt paneb välja valimistel oma nimekirja, mis saab volikogus enamuse. Vaja pole moodustada koalitsioone. See liider on tavaliselt pikka aega ametis olnud vallavanem. Sellist tüüpi omavalitsusi on suhteliselt lihtsam juhtida. Osapooli, kellega on vaja läbi rääkida ja konsensust leida, on vähem. Teist tüüpi omavalitsused on pluralistlikud. Sellistes omavalitsustes on palju võistlevaid poliitilisi huvisid, kes saavad ka tavaliselt volikogus esindatuse. Sellist tüüpi omavalitsustes on vaja moodustada koalitsioone, mis omakorda tähendab, et otsustamine ei ole nii lihtne. On vaja sõlmida kokkuleppeid, on vaja leida konsensus. Otsustamisprotsess on pikem. Samal ajal on otsused suurema hulga inimeste jaoks vastuvõetavamad, legitiimsemad. Kolmas tüüp omavalitsusi on korporatiivsed. See tähendab, siin on mõned või mitmed domineerivad huvigrupid, kes üldjuhul on ka poliitiliselt aktiivsed. Volikogudes võib valimiste tulemusena domineerida üks huvigrupp või teine või mõnikord võivad nad olla ka tasakaalus. Ja sellest tulenevalt võib siis otsustamine olla pigem liidrikeskne või pigem pluralistlik. Millist tüüpi omavalitsust sina eelistaksid?